Tere tulemast kuulama ja vaatama Vabaduste portaali podcasti. Mina olen vabadused.ee toimetaja Hannes Sarv ja minuga koos on täna olulistel teemadel arutlemas siin vandeadvokaat Paul Keres. Tere, Paul! Tere! Ja üle internetitraadi on meil Peeter Espak, orientalist, Tartu Ülikooli õppejõud ja Ühiskonnauuringute Instituudi tööjuhataja, siis võib vist nii öelda. Oled kuuldel, Peeter? Tervist! No räägime me täna kahel olulisel teemal. Üks neist puudutab demokraatia olukorda Eestis ja seda, kuidas on siis see tunnetus sellest viimase aasta jooksul muutunud. Spetsiifilisemalt võib-olla võtame siis ka luubi alla selle, mis on toimunud Riigikogus, sest ei tea, mulle vähemalt on mulje jäänud, et toimub selline protsess, kus me aegluubis saame näha sellist Riigikogu töö või ütleme siis vähemalt opositsiooni töö, sellist protseduurilist tasalülitamist nii-öelda. Ja selle kohta on Riigikohtust siis tulnud mitugi otsust. Ja teise teemana võib-olla katsume siis vaadata ja uurida Kaja Kallase, ütleme siis huuli või silmi või ma ei tea mida, eks ole, et mõelda välja, et milliseid makse siis veel Eestis tõstetud ei ole ja mida võiks siis tõsta. Aga alustame siis sellest niinimetatud demokraatia olukorrast Eestis, et veidi enam kui aasta eest olid valimised. Siis on ka pea aasta olnud tegelikult uus valitsus ametis ja tänaseks on siis olukord nii, et seda uut valitsust, mis aastakese on siin asju teinud, vähemalt arvamusküsitluste järgi väga palavalt ei armastata. Ja eks siin võibki arutleda selle üle esmajoones, et kas küsimus on siis selles, et rahvas on nii rumal, et ei saa aru, kuidas valitsus palehigis töötab ja palju head teeb, või siis hoopis rahvas ei ole rumal, aga valitsus arvab, et rahvas on rumal ja et segab valitsemist, et kumba pidi siis tegelikult on. Paul, äkki tahad kommenteerida? No aga keegi kunagi ei armasta ju seda, kes teda petnud on. Ja see valimistulemus, kui vaadata, millised olid valimisplatvormid, mida valitsus või valimistele eelnevalt peaminister ütles ja võrrelda seda sellega, mis pärast toimuma hakkas, siis seal on päris suur erinevus sees. Eriti just konkreetne lubadus mitte maksusid tõstma hakata, võrrelda siis sellega, mis pärast juhtus. Et tsiviilõiguses on see asi sedapidi, et näiteks seal Peetri selja taga on mingi maal ja siis oletame, et kui nüüd Peeter läheb mingisse kauplusesse seda maali ostma ja talle jutustatakse seda, et see on hästi sellise kuulsa kunstniku maal ja see on maalitud 18. sajandil ja seda on enda käes hoidnud näiteks mingi Napoleoni naise armukese ja see. Ja siis nendel asjaoludel Peeter teeb ostuotsuse ja ostab selle maali ära, endaga ei ole rahul ja siis pärast saab teada, et tegelikult ei ole, siis seda nimetatakse pettuseks. Ja seda oleks võimalik ka tühistamisavaldusega tagasi pöörata ja tühistada. No jaa, oleks, eks ole, selles mõttes juriidilises vormis või keeles, aga kahjuks meil vist sellist vormi päris elus ei ole. Aga Peeter... Tsiviilõiguses on, aga riigiõiguses seda ei ole ja valimiste puhul see ka ei kehti. Oleks hea, kui saaks hääle tagasi võtta. Kuigi, või siis tühistada. Tegelikult ju ma arvan, et väga paljud sooviksid praegu häält tühistada, sellepärast, et olles pettunud selles, kuidas neile hambasse puhuti. Aga see tegelikult paneb nagu mõtlema laiemas plaanis ka selle peale, et kui ausad peavad olema valimised ja kas need õigusnormid, mis ausaid valimisi kaitsevad, et kas need õigusnormid on tegelikult ka tõhusad. Et üks osa valimismanipulatsioonist on kriminaliseeritud, see on siis näiteks häälte ostmine ja tõesti väga õigesti kriminaliseeritud. Aga vaata seadusi ühest või teisest nurgast, kui sa ikkagi valijatele konkreetselt valetad ja pärast teed risti vastupidist, jättes kõrvale selle, et mingeid valimislubadusi või... millest ei räägitud üldse? Et mingeid asju on võimalik ühtemoodi mõista või teistmoodi mõista või siis on mingisugused poliitilised realiteedid, mis muutuvad vahepeal, aga kui ikkagi konkreetselt valetatakse, et öeldakse, et ei tule maksutõususid
programm ei sisalda mingeid maksutõususid ja kohe pärast valimistulemuste selgumist hakatakse rääkima maksutõusudest, siis minu arvates on valijaid petetud. Aga see on siis erinevalt häälte ostmisest, see on siis jäetud nagu poliitilise vastutuse valdkonnaks, et loodetavasti valijatel 4 aasta pärast on see meeles ja siis nad oskavad paremaid valikuid teha. Ja täpselt, et karistavad ära. No, Peeter, arvamusküsitlustest ma alustasin, et kuna teie teete seal Ühiskonnauuringute Instituudiga neid arvamusküsitlusi ja sa oled iga nädalaselt, eks ole, jälginud neid, et kuidas sulle tundub see dünaamika, eks ole, et valimiste hetkel oli selline üks seis ja kuidas see nagu muutunud on ja mis põhjus? Küsitlused näitavad ju väga selgelt, et väiksed muutused on, aga et ikkagi selline suurem, võiks juba öelda, et isegi valdav enamus leiab küll, et Kaja Kallas võiks tagasi astuda ja on ju absoluutselt selge, et rahvas on oma suures valdavas enamuses toimuvas pettunud, aga ma arvan, et see pettumus ei väljendu mitte ainult nendes maksutõusudes või täiesti imelikus ja arusaamatus seadusloomes või milles iganes, vaid ka selles, kui me kuuleme lihtsalt või näeme Võrklaeva näiteks rääkimas või tema pilku või väga paljusid selliseid kõrgeid võimukandjaid, et ka mitte just võib-olla kõige rohkem haridust saanud ja igapäevaselt mitte lehti lugev, kõige tavalisem tööinimene saab ka aru, et ta ise oleks natukene kompetentsem kui nii mõnigi praeguse valitsuse minister, kes võib tõesti vahel ajada midagi nii hirmsat suust välja, et seda ei olegi võimalik ratsionaalselt kirjeldada. Et natukene häiriski, et ükskord EKRE, ma mäletan, tõi Riigikogu saali vist mingisuguse elektroonilise pasuna häält tegeva seadme, kui ma nüüd õigesti mäletan, ja rääkijaks vist samal ajal siis oli Võrklaev. Et minu arust see oli EKRE poolt strateegiline viga, et kui tahad oma oponendile halba, et siis lase lihtsalt Võrklaeval ja praegusel valitsusel rääkida ja ära takista neid. Et mina ei näe rahva suhtumises, Paul Keres juba rääkis, et tegelikult ju peteti. Et rahva suhtumine on loogiline ja täiesti arusaadav. Ma arvan, iga rahvas reageeriks täpselt samamoodi, kui mingis riigis selline otsene ja täielik lubaduste murdmine koostoimes ka siis ministrite ja muude kõrgemate ametikandjate sõnavõttudega toimub, mida meil imestada on, täiesti tavapärane ja loogiline rahva suhtumine, mis ei saakski teistmoodi olla, et rääkides veel ju maksutõusudest, et ma olen täiesti kindel, et ka Eesti rahvas saaks väga hästi aru, et võib-olla on vaja mingeid ajutisi riigikaitsemakse või et kuskil on mingi teema või koht, kus näiteks olekski siis pidanud makse tõstma. Aga et kõike seda peab suutma rahvale ratsionaalselt ja loogiliselt selgeks teha. Soovitavalt enne valimisi ikka. Aga see riigikaitse... Vahel võib tulla olukord, kus peab ka, ei jää muud üle, et tulebki mingid antud otsust ümber teha ja lubadust üle vaadata. Aga et siis sa pead eriti hoolikalt suutma nagu rahvaga selle ära kommunikeerida, et miks see nii on. Et siis sa säilitad ka teatava legitiimsuse, kui sa rahvaga viisakalt suhtled. Oota, aga Peeter, kas sa ei leia, et Kaja Kallas ei ole seda teinud? Ta ütles ilusti ju välja, seal oli mingi saade, eks ole, ERR-is, kus ta ütles, et miks ta seda tegi. Ta tegi seda sellepärast, et muidu ta poleks ju valimistel nii palju hääli saanud. Väga lihtne ja loogiline selgitada. Ja ta ütles väga otse selle välja, et me näemegi, et meie valimised toimuvadki, PR-kontor teeb lihtsalt plakatid, mingid hävitajad, nagu eelmistel valimistel on, ma ei tea, näidatakse mingid relvapilte ja hävitajad lendavad peade kohal ja öeldakse, et tõuse ja siis mingid fotogeenilised näod naeratavad. Et praegu me võimegi rääkida ette planeeritud teadlikust pettusest, kui nii öelda. Ma ei tea, eks see... Erakond teeb asju või mingisugune erakondade kooslus moel, et ta juba ette teab, et ta petab, et sellise mingi mehhanism nagu ju peaks olema, et sellist asja vältida, aga milline see olla saaks, ka väga raske öelda. No eks Taavi Rõivase fotogeenilisus hävitajad
ees on ka vaielda või vähemalt maitse küsimus või nii, aga noh, Paul, sa tahtsid lisada? Ma tahtsin öelda ühte asja jah, et tähendab see protsess, mis seekord toimus, minu arvates on nagu põhimõtteliselt ebademokraatlik, sest valijad ei käi valimistel lihtsalt mingisuguseid inimesi Riigikogusse istutamas, vaid valijad käivad teostamas valimistel kõrgemat riigivõimu, mis seisneb selles, et nemad annavad järgmiseks 4 aastaks mingi suuna. Ja kui valijatele ei anta adekvaatset informatsiooni selle kohta, mis järgmisel 4 aastal selle konkreetse erakonna või mingisuguse koalitsiooni juhtimisel toimuma hakkab, siis kõrgem riigivõimu kandja ei saa oma riigivõimu teostada. Talt on see võim sisuliselt ära võetud. Ja kui pärast neid valimisi võitnud, suurima häältesaagi saanud erakonna juht teatab, et no võt, tegin jah, aga seda oli vaja. Ja kannatage nüüd järgmised 4 aastat ära, sest ma kavatsen ajada õiget asja ja ta ilmselt usubki, et ajab õiget asja. Siis minu arvates seda võiks täiesti tõsiselt nimetada oluliseks demokraatia kriisiks. Et selline asi on sündinud ja nüüd siis ongi valijad lukus, eks ole, valijad on kinni lukustatud nendesse valikutesse, mille nad tegid ebapiisava informeerituse tingimustes. No ma arvan jah, et sa osundad siin väga õigele punktile ja ma ütleks ka, et teine küsimus on veel see, et lisaks sellele, et mis siis oli eelnevalt, ehk siis seesama jutt, et et maksud ei tõuse, öeldakse, ja siis kõik maksud tõusevad. Või siis öeldakse, et me ei taha siin teatud mingeid muid, eks ole, mingeid ideoloogilisi asju siin puutuma hakata, et teie ju tahate, et ma mäletan neid valimisdebatte, kus siis EKRE-le öeldi, et teie üksi tahate siin mingite ideoloogiliste teemade üle, nagu seda on, ma ei tea, vihakõne ja siis, et mingisugune see abielu teema, ainult teie tahate, eks ole. Ja siis, kui hääled on käes, kõik on koos, valitsus on koos, hääled on olemas, klõpsti, et jutt muutub. Et loomulikult kõigest sellest saab valija jah, samamoodi õigesti osundatuna nagu mingeid järeldusi teha, aga see kriis iseenesest, millele ma tahan veel viidata, jätkub ju. Ega siis ei ole niimoodi, et nüüd on valetamine lõppenud, et nüüd me räägime kõike ausalt, et iga nädal kuuleme sellest, kuidas Kaja Kallas endiselt ütleb, et aga ta ei ole öelnud seda, et ta ei ole lubanud, et maksud ei tõuse. See on mustvalgel kirjas muide Riigikogu stenogrammis, kuidas see asi oli. See oli 26. oktoober 2022, kui ta ütles, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Nüüd ta väidab, et ta rääkis sellest 2023. aasta eelarve kontekstis. No aga ei olnud niimoodi. Tegelikult ei olnud niimoodi. Talt küsiti konkreetselt selle kohta, et aus oleks enne valimisi öelda, et te tahate ju teha uusi makse, automaksu ja nii edasi. Ja ta ütles, et maksud ei tõuse, punkt. Aga Hannes, võtta see Kaja Kallase teemal arutamine on tegelikult täiesti tänamatu tegevus, sellepärast, et Kaja Kallas ei ole nagu Eesti Vabariigi ja demokraatia püsimise seisukohalt mingisugune nagu oluline muutuja või tegur. Minu arvates see, mis viitab kriisi olemusele või tõsisema kriisi algusele, on see, et Eesti inimesed teades, et neile on valetatud, võtavad seda kui paratamatust. Ja ma arvan, et põhjus, miks inimesed ei ole tänavatel, miks meil ei toimu meeleavaldusi, miks oma seisukohti ja arvamusi väljendatakse ainult üksikutes arvamusküsitlustes, mida siis need spetsialistid läbi viivad, seisnebki selles, et ma arvan, et inimestel on käed külje peal rippu vajunud ja nad vaatavadki seda kui paratamatust. Mis tähendab seda, et nad on täielikult enda vaimus on nad täielikult eemaldunud selle riigi juhtimisest, et riik juhib neid, mitte nemad ei juhi riiki. Ja see on minu arvates Eesti demokraatliku ja põhiseadusliku korra vaatest väga oluline ja ohtlik tendents. Mitte Kaja Kallas. Kaja Kallas ei suuda Eesti riiki paremaks teha ega hävitada. No põhimõtteliselt
jah, okei, ma olen sinuga iseenesest nõus, eks ole, aga see osundus, miks ma leian, et see vajalik on just nimelt see, et see sama probleem, et rahvas laseb endaga jätkuvalt edasi käituda niimoodi, et nad panevad tuima, rahvas segab neid tegelikult nagu valitsemise juures. See on see suhtumine. Jah, Peeter, palun. Et, mis on ära unustatud, on ka see, et Eestis meil lihtsalt ei ole antud teemal meedia mitte mingilgi moel tasakaalus. Et kui me vaatame isegi USA-d, et me saame ikkagi USA-s rääkida, et on nagu ühtedel parteidel on oma väga häälekas meedia ja ka teistel parteidel. Ja lisaks väga paljud need telekanalid ei ole parteidest ka sõltuvad, vaid nad teevad nagu ise seda. Nad on küll mingi maailmavaate toetajad, aga et nad kohe kritiseerivad teravalt ära ja ei lase sellistel teemadel vaibuda. Et kui me vaatame Eestit, et mida nagu viimasel ajalgi näha on, et kahtlemata kas või Rahvusringhääling on ju väga head tööd mitmetel teemadel teinud, mis on tõepoolest on välja toonud, olgu siis mingisuguseid absurdseid rahastusprogramme või hästi palju selliseid hole naljakaid juhtumeid on siiski uurivad ajakirjanikud ka eri kohtades avalikkuse ette teinud, aga kui me vaatame seda meie üldist meediapilti, siis hoolimata sellest, et ajakirjanikud üldiselt on juba muutunud ikkagi kriitiliseks ka meie päikesevalitsuse ja sellise progressiivse inimkonna nagu parimate esindajate vastu, me enam ei saa rääkida sellest, et ajakirjandus oleks nagu üks mees progressivistliku maailmavaate taga, on juba ka kriitikat, aga see kriitika ta on ikkagi väga-väga leebe. Et kõik, juba enne valimisigi, võtame kas või see Kaja Kallase elektrimolekulid ja see, et slaavlased ja ukrainlased, et ukrainlased ei ole slaavlased ja et see, kes ütleb, et ukrainlased on slaavlased, teeb Putini propagandat ja et läänemaailmas, eriti USA-s või Austraalias, kui mingisugune tipp-poliitik räägiks absoluutselt nagu faktivaba absurdi ja teeks seda veel nii jubedal kujul, et neid klippe mängitakse eri telekanalites hommikust õhtuni, saatejuhid viskaks nalja, huumorisaadetes oleks anekdoodid, lehed oleks täis mingisugust sellist üleüldist mõnitamist. Meil on heal juhul üks karikatuur, vahel mõni ajaleht teeb mõne juhtkirja, kus sellised leebelt manitsetakse, et Kaja on nüüd tore küll ja et me peame ikka rahu peab valitsema ja üksmeel, aga et natukene võiks ju parem olla. Et ikkagi mina viskaks väga suure osa, mitte kogu meedia, aga väga suure osa meedia kapsaaeda selle kivi, et meedia ei tao sinna seda haamrit või siis mida iganes, kuhu ta peaks tegema. Et meie meedia ei täida oma rolli, et ta on võtnud aastaid ühe poole seisukoha ja see kajastus on ebaproportsionaalselt leebe, mis hetke toimuva osas on ja siit tekibki küsimus, et kus see siis kõrgeim võim või rahvas, et kus ta saab omale selle mingisuguse hoova või enesekindluse või ükskõik mingisuguse sisetunde, et tast midagi sõltub, kui ta avab ükskõik millise väikeste eranditega, et avab mingisugused uudised, seal rohkem on võib-olla suvepaiku mingid bikiinidest tüdrukud ja seltskonna uudised, loeme sellest, mida Brigitte Susanne Unt ütles suurema osa ajast ja siis kogu riigis on nagu see lahtise leegiga põlev tulekahju ja selle peale ongi selline mõni juhtkiri, et on jah halvasti, aga et saame hakkama ja Kaja on tegelikult tore ja siin ongi, et nii kaua, kui meil ei teki tõsiselt kriitilist ja analüütilist erameediakanalit, ei saagi mitte midagi muutuda. Ja mina ei tea, kes selle tegema peab, et selleks on ikkagi väga palju raha vaja, et tekiks mingisugune olgu kas siis telekanal või podcastide võrgustik, kes päriselt olekski kriitiline, päriselt analüüsiks ja päriselt ütleb välja. Mis ei oleks ka, ma lisan, mis ei oleks ka tegelikult partei, ütleme mõne parteiga kuidagi lähedalt või otseselt seotud, et see on ka hästi oluline, et ta oleks piisavalt säilitaks sõltumatust, muidu ei saa teda ju
objektiivsus süüdistada. Aga Paul, sa lisad? Ja ma tahtsin lisada seda, et meie põhiseadus toetub sellele eeldusele. Me põhiseaduses sätestatud riigikord on esindusdemokraatia. Kõik toimub läbi esindusdemokraatia mehhanismide. Otsedemokraatiat meie põhiseadus põhimõtteliselt ei tunnusta. See tähendab, et rahval ei ole võimalik minna ja võtta seda võimu enda kätte. Ja põhjus, miks põhiseadus sellisena konstrueeriti või riigi valitsemine sellisena konstrueeriti, oli lähtekoht, et eelduslikult saavad valituks vastutustundlikud ja ausad poliitikud, kes oskavad tõsta ennast väljapoole rahva teinekord madalatest, teinekord hetkelistest instinktidest ja emotsioonidest ja juhtida riiki ratsionaalselt. Aga see, mis minu arvates praegu lahti rullub, näitab, et see eeldus oli väär. See eeldus oli selles mõttes väär, et esindusdemokraatia täielikku domineerimist ja otsedemokraatia puudumist saab kuritarvitada. Ja selleks, et neid kuritarvitusi tulevikus vältida, tuleks minu arvates tõsiselt kaaluda põhiseaduse muutmist. See oli ka eelmistel valimistel, üle-eelmistel valimistel oli see tõsiselt jutuks ja tegelikult sellele ei järgnenud mitte midagi. Aga tugevdada otsedemokraatiat, et tuua rahvas uuesti riigile lähemale. Sellepärast, et kui rahvas eemaldub riigist, siis juhtuvad kõik halvad asjad alates kaitsetahte nõrgenemisest kuni täieliku apaatsuse ja kontrollimatuseni välja. Nii et rahval peaks olema võimalik reguleerida, näiteks kas või esile kutsuda piisava häälte arvuga, peaks olema võimalik näiteks esile kutsuda erakorralisi valimisi, kui see, mis valimiste järgselt välja kukkus, ei vasta absoluutselt rahva enamuse tahtele. Ja, absoluutselt. Aga praegu see ei ole võimalik, aga kui on erakondi, kes leiavad samamoodi, et see, mis välja kukkus, ei ole kooskõlas valimiste mõttega, siis kui neil endal õnnestub kunagi võimule tulla, siis neil on võimalik äkki seda korrigeerida. No siin on veel tegelikult selles asjas... Keegi peab suutma, mingisugused normaalsed jõud peaks suutma 2 korda järjest siis valimised võita. Et praegu me näeme, et see ei ole suudet. Ei ole vaja, sellepärast, et põhiseadust saab muuta ju ka rahvas referendumiga. Aga praeguse seisuga, kes meil parlamendis on, see koosseis ei lase läbi lihtsalt sellist... referendumi otsustab, eks ole, parlament on. Ja, seda küll. Aga praegune parlament ja ka kui juhtub jälle, et võidavad valguse jõud, nagu nad ennast kutsuvad ka järgmine kord, ei juhtu seda ka järgmine kord, et kõik läheb samamoodi edasi, et mingisugune jõud peab olema või nende jõudude grupp peab olema järgmised ja võib-olla ka ülejärgmised valimised järjest võitma, et teha ikkagi mingisugune konkreetne demokraatia reform ära. Et alati on ju tore rääkida, et kuidas peaks olema, aga et oleme ratsionaalsed, et ainus, kuidas päriselt midagi ka oleks, on see, et keegi teine alternatiiv sellele, mis on meil praegu, peab lihtsalt järgmine kord valimised võitma, sest me teame, et muidu mitte miski ei muuda. Või ei muuda. Et meie võime siin ju, me võime ju öelda, mis peab olema, aga seda lihtsalt ei tule ilma reaalse selle valimisvõiduta mingitelt teistelt jõududelt, et kes iganes nad siis 3 aasta pärast näiteks ei ole. Kõige suurem oht on minu meelest see, et valimistel osalevad poliitikud või poliitilised jõud, kui nad on veendunud selles, et nad võivad tuima panna. Kui neil selline veendumus tõsiselt tekib, siis see ongi probleem, et kui neid distsiplineeriks mingisugune oht, et võib tekkida tõsine vastujõud näiteks rahva poolt, siis ma arvan, et poliitikat ja ka käitumine valimistel ja valimiste järgselt ja valimiste eelselt oleks hoopis teistsugune. No see kodaniku tunnetust oleks ilmselt rohkem vaja kõigisse kodanikesse niikuinii. Ja küsimus on veel eraldi selles, et ma ei tea, kas te olete lugenud, eks ole, 19. sajandi see poliitiline filosoof De Tocqueville on kirjutanud ühe väga toreda tähelepanekuid Ameerika demokraatiast, kus ta siis tegelikult kirjeldab seda protsessi, kuidas siis kodanik muutub selles samas esindusdemokraatia tingimustes kliendiks lõpuks, eks ole. Et ta ei haara ise, eks ole, oma seda rolli kodanikuna enam, ta ei taju seda enam ja siis ta laseb sellel nii-öelda minna. Et teatavas mõttes, sellest on
targad inimesed, ma tahan viidata, kirjutanud, on seda näinud ja siis tulebki mingisugune vastukaal või vastuprotsess nagu siin toimima panna. Aga Peeter, ma katkestasin, et sul oli veel mingi mõte seal poolel. Ei no see mõte, et no mis muud mõtet nagu saabki olla, et meil ei käi ju maapiirkondadest enam bussidki, et see rahvas ei saa ju, et ise veedan suhteliselt palju aega maal, et busse ei ole ja transporti ei ole, et kus see tavaline varsti võetakse autoga ära, et nagu maksude järgi on aru saanud, et siis tekibki küsimus, et kus see inimene hanguga, et ta ei saa varsti enam meeleavalduselegi. No täpselt. Et väga raske jälle, kui ei ole sellist sõltumatut, nagu ongi uued uudised, on ju täiesti selline parteikanal, objektiivgi, ta on ikkagi ühte, ka katoliiklikku suunda, neist ei saa kunagi nagu üldrahvalikku kanalit, Isamaal ei ole oma sellist laiaardelist meediakanalit, et kus meil tekib see mingisugune meedia kolumnistide ja saatejuhtidega, kes nagu võtakski otseselt rahva poole. Et ma arvan, et see on üks kesksemaid küsimusi, et kuniks sellise mingisuguse initsiatiivi ju saaks ära teha ka väga mitmed praegused sellised iseseisvad podcasti tegijad, nagu ju teiegi seal stuudios, et panna kokku Eestis on juba umbes, ma vaatan 4, 5, 6 sellist täitsa kena initsiatiive, mis teevadki selliseid oma ja päriselt huvitavaid ja päriselt ka midagi ütlevaid saateid, et kui kas või sellised inimesed suudaks mingisuguse sellise võrgustiku tekitada, et nad hakkavad koos mingisugusel platvormil oma saateid edastama ja oma podcaste, kas või nagu Daily Wire, Ben Shapiro oli USA-s, et keegi midagi sellist teeks, et siis juba oleks lootust, et sellisel rahva mõistuspärasel osal tekibki mingisugune koht, kus ta teeb lihtsalt interneti lahti, ta saab vähemalt vaadata, et kuskil on ka mingid need teised inimesed, kes päriselt tunnevad muret või esindavad teda. Praegu seda ei ole, sa avad ajalehe, siis seal on kas horoskoop, Brigitte Susanne Unt või mingid tagasihoidlikud sellised heietused, kus on kirjas, et ei natukene on jah halvasti asi, aga et oleme ka eestlane ikka üks rahulik rahvas ja tasas. Või mõni ajakirjanik ütleb mõnele opositsioonitegelasele, et aga teie olete ju süüdi. Just, et opositsioon on süüdi, et Reformierakond on pannud Võrklaeva ministriks teha. Kuule, aga teate, üks tõsine teema või dimensioon on ju veel sellel asjal ja ma nüüd tsiteerin või täpselt tsitaat ei ole, aga Andrus Ansip ütles siin aasta lõpus ju intervjuus, et tegelikult see samane arvamusküsitluste põud nii-öelda, mis on siis koalitsioonierakondadel, on ka teatavas mõttes, ütleme, julgeoleku dimensioonis oluline, et mingil hetkel hakkab ta muutuma julgeoleku ohuks. Inimesed ei toeta, eks ole, valitsust, valitsus juhib riiki, inimesed ei toeta riiki. Et ma ei tea, kuivõrd selle üle võib teie hinnangul muret tunda? No, minu arvates on see päris tõsine asi, sellepärast, et kui üks küsimus on see, et kui palju inimesi toetab seda valitsust. See on, ja väga madal toetus on. Aga teine küsimus on see, et kui paljud inimesed usaldavad. Kui palju inimesi usaldab valitsust, kui palju inimesi usaldab Riigikogu ja seal on ju rekordiline langus toimunud alates valimistest. Ehk see usaldus on ära kadunud. Ja usaldus tähendab seda, et rahvas ei pruugi mingisuguses julgeoleku kontekstis, mingis julgeoleku küsimuses mobiliseeruda selle Riigikogu või selle valitsuse taha, sellepärast, et ta lihtsalt ei usalda teda enam. Et näiteks, kui on saanud nagu täiesti tavapäraseks see, et rahandusminister ajab pada. Talle öeldakse, kuulge, teil ju maksud tõusevad, ta ütleb, meil maksud ei tõuse ju, me tegelikult hoopis langetame maksusid. Siuke juhtum oli ka. Et kui selline asi muutub täiesti tavapäraseks, ja sellele juhtis muide Priit Pullerits ühes arvamusartiklis väga õigesti tähelepanu, et eliit, see tähendab siis poliitikud ja ka paljud suured ettevõtjad, ma ettevõtjate poolt tegelikult nõus ei ole sellega, aga just nimelt poliitikute poolt, et kui nad tegelevad
oma avalikes esinemistes ja avalikes seisukohavõttudes konkreetselt ainult hämamisega, siis kui neid on tegelikult ka vaja kuulata ja uskuda ja mobiliseeruda, siis võib juhtuda, et seda enam ei juhtu. No see on päris tõsine perspektiiv, jah? Peeter, kuidas sul tunnetus on? No siin see asi ongi, et no kui me võime öelda, et võib-olla siis praegustele olgu siis koalitsioonierakondadele või ka valitsusele, et eks see mingi selline suhteline toetus, eks ta sinna kuhugi 30% kanti võib-olla jääb või natuke rohkem, mis on ikka väga väike, kui võtta, et ikkagi juba selline varsti selline 2/3 kanti tundub, et rahvast on juba skeptiline, aga et ma ei oska siin nüüd seisukohta võtta, et mis selle pikaajaline tagajärg on, et hetkel on ju ainult kõigest aasta seda olnud, aga minimaalselt 3 aastat seisab alles ees. Et meil ei ole tegelikult veel 1/3 sellest, ütleme, kannatuste või pimeduse ajast, mis meile praegu peale tuli, et meil ei ole isegi 1/3 läbi sellest veel. Et ma ei taha, pigem ma pakun, et kuna me teame, et meie majanduskriis on selline kas paigal tammuvalt ühtlane või maailma majanduses ja rahanduses toimuvate võimalike kehvade sündmuste tõttu, mis ükskord tulevad nagunii väga tugevalt meie kaela. Saksamaa majandus on sügavas kriisis, millest me väga tugevalt sõltume. Et meid hakkab lisaks sellele poliitilisele kriisile järgnevad 3 aastat tõenäoliselt on see, hakkab majanduses toimuv, ütleme, märku andma absoluutselt iga tavalise sellise tööinimese ja loomulikult ka ettevõtja toimetulekule ja rahakotile, et ma arvan, et seda resigneerumist hetkel veel ei ole, et selline oma riigi poole hoidev patriotism on küsitlustes kohe kindlasti hetkel nähtav. Et praegu seda muret nagu ei ole, et mingisugune rahvas ütleb, et ma ei kaitse oma riiki või et ikkagi ütleme politseid, Kaitseliitu, Kaitseväge, kõike seda usaldatakse. See on selles suhtes positiivne, et me ei ole nagu oma rahva või kultuuri või oma territooriumi kaitsmise ja selle pooldamise vastu. Aga et 3 aastat täiesti küündimatult majandus- ja rahanduspoliitikat inimeste poolt, kes absoluutselt mitte midagi aru ei saa, mis maailmas toimub, et te võite arvata, et ise mõelda, et mina ei näe erilist võimalust, et midagi nüüd siin paremaks läheks järgneva 2, võib-olla ka 3 aastaga, et siis võib see resignatsioon või kibestumus või ka mingisugune viha hakata üles kerkima ka riigi selliste muude sõltumatute institutsioonide vastu. Et ma ei usu, et see nüüd üle poole läheb, aga ta võib ohtlikult suureks minna. Ja see võib esile kutsuda selliste, mis oleks kõige ebameeldiv, just selliste hullude inimeste mingisuguseid mässusi. Ongi väga halb. Joovad ennast purju, umbes viskavad mingeid aknaid sisse mingitel majadel või käivad hanguga kuskil. Siis on ju vaata, kui tore on praeguselgi valitsusel kehtestada jälle mingeid lisapiiranguid näiteks. Demokraatiat kaitsta, et keegi mingi inimene, keda oli kuskil nähtud, võib-olla EKRE tõrviku rongkäigul näiteks viskab kuhugi mingi pudeli või suskab mingit inimest mingisuguse kahvliga või nagu kunagi ei tea, eks. Inimesed, kui on meeleheitel või kibestunud või viha täis, teevad ju lollusi. Et mina kardan kõige rohkem, et vahet ei ole, see võib nii vasakult, sest see vasakäärmuslik ringkond on meil üha rohkem peale kasvamas, kes leiavad, et nad on üldse kõik valesse kehasse sündinud ja võitlevad Iisraeli vastu. Et ma näen küll, et nii vasakult kui ka kummaliselt paremalt äärelt, et väga tugevalt peab vaatama, et ei kerkiks esile selliseid potentsiaalselt, ütleme, mingil määral vägivaldseid liikumisi, kes võiks anda praegu selle valitsusele ajendi põhimõtteliselt hakatagi päriselt sõnavabadust piirama. Et siis lõpuks ongi, et keegi hull teeb midagi ja siis teie saatele vabadused öeldakse, et see tuleb kinni panna, sest see ärgitab mingisugust riigi vastast mõttelaadi näiteks. Et ma näen seda kõige suurema
üldse järgnevate aastate. Jaa, täpselt, Peeter. Selles mõttes sul on kindlasti kahtlemata õigus ja eriti on see teema nüüd, ütleme siin julgeoleku olukorra tõttu ka nagu tundlik hästi, et ei tekiks mingeid selliseid, ma ei tea, kuidas siis nimetada, äärmusgruppe kuskil, kes hakkavad siin täiesti amokki jooksma ja mingeid lollusi tegema, aga põhimõtteliselt nagu poliitilise, ütleme, suuna poole pealt ma arvan, et see tuima panemine vihakõneseadusega jätkub ju niikuinii samamoodi. Siis on meil olemas siin erinevad mõtted, kuidas puuta meediateenuste seadust, kui sa räägid, et kas selle podcasti võiks kinni panna, siis selle meediateenuste seaduse puhul oli täiesti selline, ütleme, mõte oli juba olemas eelmise valitsuse ajal, et praegu ei ole, see on kuskil nagu vaiba all, aga võib uuesti välja võtta. Et eelmisel suvel oli ka siin juttu, et kes see pidi, TTJA pidi hakkama kontrollima uudiste sisu, eks ole. Et sellises mõttes, ega need mõtted ju elavad edasi, ideoloogilised teemad on endiselt üleval, et üks sinu, eks ole, selliseid ütleme, kõrvaltvaatajana huvipakkuvaid teemasid, Peeter, on see valesse kehasse sündimine, et küllap sellega saab tegeleda, et tuleb, kindlasti tuleb. Nojah, ja lõpuks me jõuame siis selleni, et iga Eesti elanik peab oma põhiõiguste kasutamiseks kõigepealt valitsusele ära põhjendama, miks tal neid vaja on ja kuidas ta neid kasutama hakkab. Et ta midagi kurja ei teeks juhuks, eks ole, ja kas ta ikkagi võib midagi öelda. Aga me juba näemegi sellist suhtumist, et kodanik nagu ongi juba nagu iseenesest ta ongi juba ohtlik või kahjulik nähtus, ehk siis valija. Et seda ju sa kuuled nii eravestlustes, kui on juba lustakamaks mindud mõne sellise progressiivse tiiva poolt, kui vahel kohtab sellist alatooni juba ka täitsa ametlikes sõnavõttudes, et kodanikku ju nähaksegi, kui kodanik ongi ohtlik nähtus juba. Et kodanikkonna kallal tulebki tema ütleme, aju kujundada ja tema ohtlikku olemust tasandada. Seda me näeme ju eriti USA-s, eks, kuidas põhimõtteliselt vahel võib seda öelda nii president kui mõni nende kabinetiminister, kus lihtsalt rohkem kui poolt USA kodanikest sildistatakse ohuks demokraatiale. Täpselt. See on nagu üle mõistus, et ongi tekkinud tendents, et enamus kodanike arvamust olekski nagu oht demokraatiale, sest ongi välja kujunenud, nagu meie mitmed sellised õukonna analüütikudki ütlevad, et demokraatia on ju see, mis ei ole demokraatlik. Et mida vähem saab rahvas otsustada, seda demokraatlikum tegelikult riik on ja mida rohkem on demokraatiat, seda vähem on demokraatiat, sest demokraatia ei ole tegelikult demokraatlik ja sellised käivad ju nagu täiesti absoluut ja ma arvan, et see süveneb samuti, et rahvale hakataksegi sisendama, et enamus on täiesti loll, et ongi selline üks pisike kogukond mingisuguseid valgustatud mõtlejaid ja me teame, kes meil valgustatud on need elektrimolekulidesse ja soomlastesse, soomepoistesse ja sütte emiteerivatesse puudesse ja kliimakavadesse uskuvad valguse jõudeks, nemad siis ainult teavad ja siis kogu selline pimeduses elav üldsus, kes on ka koolis käinud, see on siis oht meie turvalisusele. Sellised poliitilised jõud, kelle nagu peamine olmeprobleem seisneb selles, et kuidas nad küll minust aru ei saa, meenutab mulle natuke sükest hullumaja palatisse kinni pandud inimest, kes paanikas üritab kõikidele seletada, et kuidas te sellest aru ei saa, et meie ümber on tulnukad, kes joogikõrrega imevad meie seest meie plasmat. Kuidas teile küll seda nagu selgeks teha, et see nii on? Jah, selles mõttes ka hea paralleel. Kuigi ma võtaks veel eraldi ühe teemana Riigikogu töö, et mis viimase aasta jooksul on tegelikult ju päris, ütleme, palju iseenesest tähelepanu saanud, ma arvan, et rohkem kui võib-olla varasemate koosseisude ajal, sellepärast, et nagu me kõik mäletame, siis aasta eest, kui valitsus kokku tuli ja Riigikogu tööd alustas, algas täiemahuline obstruktsioon. Sellest obstruktsioonist siis omakorda
koalitsioonierakonnad sõitsid üle lihtsalt häälte enamusega, on olnud mitu Riigikohtu nüüd arvamusavaldust selle kohta, Paul, sina oled olnud ka otsapidi nende asjadega seotud, et mis siis nagu, kui proovida seda asja nüüd kokku võtta, et mis siis nagu toimunud on, vaata, ma alguses ütlesin, et siin nagu mulle tundub see sellise protseduurilise tasalülitamisena, et alles ka lugesin siin just uudist, et nüüd tahetakse öelda opositsioonile, et nüüd vaheaegu ei tohi enam võtta, et mis seal siis toimub? No mis seal toimub? Seal toimub see, et Riigikohus on sisuliselt öelnud, et kui ma võtan hästi üldiselt, kui detailidesse minna, siis see asi on veel isegi palju huvitavam, aga kui võtta hästi üldiselt, siis minu arvates on Riigikohus lihtsalt öelnud seda, et obstruktsiooni sellisel kujul taluma ei pea. Teha ei tohi? Teha ei tohi ja seda taluma ei pea. Aga miks ei tohi? Sellepärast, et see lülitab tasa Riigikogu enda, seab ohtu Riigikogu töövõime ja nõnda edasi. Ja selle argumendiga võib ka nõus olla, et tõepoolest, kui toimub laiaulatuslik obstruktsioon, siis see ei võimalda menetleda valitsuse ja koalitsiooni eelnõusid ja vastu võtta teatud seadusi, mida nad võib-olla oma poliitilisest programmist tulenevalt tahavad teha. Aga millega mina nagu ei tahaks laiemalt ja filosoofiliselt nõustuda on see, et see ei kujuta endast Riigikogu tööd. Ma ei saa sellest aru, miks ei peeta obstruktsiooni Riigikogu töö üheks vormiks või miks seda ei aktsepteerita Riigikogu töö ühe vormina, sellepärast et obstruktsioon on opositsiooni sisuliselt ainus jõuõlg, ainus relv, kuidas tõkestada selle opositsiooni taga oleva valijaskonna arvates kahjulikku poliitikat. Täpselt. Nii. Sundida, eks ole, koalitsioonierakondi endaga mingil määral arvestama ja läbi rääkima. Just. Ja tavaliselt see nagu nii peakski ju toimima, et kui tekib tõsine takistus ette, siis tuleb milleski tagasi astuda, lõppkokkuvõttes peab see obstruktsiooni poliitikat viljelev opositsioon ka natukene tagasi astuma ja tõenäoliselt tuleb kompromiss ikkagi rohkem koalitsiooni nägu, aga võib-olla võetakse arvesse ka opositsiooni seisukohti. Ja niimoodi see tegelikult peakski toimuma. Enam-vähem nendest põhimõtetest lähtus ka minu arvates kõige esimene oluline Riigikohtu otsus Riigikogu liikme õiguste kohta, mis tehti Priit Sibula kaebuse kohta ja see otsus tunnustas Riigikogu liikme õigust tema põhiseadusest tulenevate õiguste rikkumise korral pöörduda Riigikohtusse ja taotleda Riigikogu otsuse tühistamist. Ja see lähtuski sellest, see antud vaidlus oli selle üle, et kas Riigikogu enamus võib lihtsalt otsustada, et saata kogu Riigikogu kodutööle. See oli seoses siis COVID-i ajaga? Seoses COVID-i ajaga. Teeme kodustööd. Ja miks Priit Sibul seda vaidlustas, ma esindasin teda, miks me seda vaidlustasime? Seisnes selles, et kodutöö või selles kaugtöö vormis ei ole Riigikogul sisuliselt võimalik selliselt töötada, nagu Riigikogu töötab. Et Riigikogu töö ei seisne ainult saalis istumises ja nupu vajutamises, mis on täiesti asendatav ka selle kaugtööga. Aga see seisnebki isiklikes kontaktides, nendes koridori vestlustes, pidevates kompromisside otsimises, toetuse otsimises oma poliitikale ja selle leidmises, selle muutmises, läbirääkimistes. Ja seda kõike saab teha Riigikogus olles, seal koha peal, vahetu inimkontaktiga. Nii et iseenesest seda ju nagu tunnustatakse ja nüüd muidugi obstruktsioon sellisena, nagu ta kevadel lahti läks, ta oli äärmiselt võimas ja ta oli väga ta oli põhimõtteliselt läbimurdmatu nende võtetega, mis kasutusele võeti. Aga see siis murti lõpuks lihtsalt vägivaldselt ära. Ja minu jaoks jäi kummaliseks Riigikohtu selline seisukoht, et obstruktsiooni tuleb taluda teatud piirini demokraatlikus ühiskonnas. Kes otsustab tekib? Aga Riigikohus ei sedastanud seda ära, et mis piir see on.
et kuhu maani siis seda taluda tuleb ja miks see piir just seal on. Mina mõistsin Riigikohtu seisukohta selliselt, et obstruktsiooni tuleb taluda kuni selle piirini, kui obstruktsioon võib reaalselt hakata vilja kandma. Häirima valitsuse ja koalitsiooni tööd, et sealt maalt tuleb see ära lõpetada. Aga sellisel juhul ma küsin, et noh, mina ei saa aru, kuidas saab sellist obstruktsiooni tegelikult üleüldse lubada, sest sellisel juhul on see obstruktsioon ju üksnes klounaad, mingisugune meelsuse avaldamine, millel ei ole tegelikult demokraatlikus Riigikogus mitte mingisugust mõju ega toimet. Et miks me peame sellisel juhul üleüldse lubama obstruktsiooniga kõige leebemas vormis, kui selle sisuks on üksnes lolli mängimine. Peeter, kuidas sulle on see, ütleme, mis on toimunud siin erinevad Riigikohtu otsused, lahendad, et kui sa oled seda jälginud, kuidas sulle on see välja paistnud? No mis on arusaadav on see, et ütleme, kohus ei saa hakata ju riiki juhtima. Et see argument, mis on sealt kõlanud, on nagu ühest küljest mõistetav, et see lihtsalt põhimõtteliselt olukord, kus me vahet ei ole, siis kuidas me seda kohut nimetame, et Eestis on see põhimõtteliselt siis konstitutsiooni kohus või midagi sarnast, mida me Riigikohtuks kutsume, et ma ei näe ka nagu seda, tõesti see ei ole õige, kui ütleme akadeemiline kohus sisuliselt tegeleb riigi valitsemisega. Et mingi loogika on seal nagu olemas, et kohus ütlebki, et parlament peab ise saama hakkama oma nagu töö korraldamisega, aga me näeme, et ta ei saa ju, eks. Et siis minu arust see on minu arust täiesti ületamatu küsimus, et selle saavadki ära lahendada ainult see olukord, kus meil tekib normaalne parlament, kus sinna saavad valituks taas vastutusvõimelised ja mõtlemisvõimelised inimesed, kes lihtsalt ei lase tekkida sellistel olukordadel. Et ma ei näe siin mitte mingit sellist juriidilist väljapääsu nendel olukordadel järgmise 3 aasta jooksul, et jällegi ainus võimalus, et peab saama mingisuguse teistsuguse valimistulemusi. Las ma kommenteerin seda korra. Me peame saama ratsionaalsed inimesed tagasi Riigikokku, sest ma ei näe, see on minu isiklik arvamus, sest ma ei näe ka seda võimalust, et lihtsalt riigi konstitutsiooni kohus võtab nagu üle siis sellise töökorralduse või riigi tagamise, et see ei ole nagu ka päris see, mis me tahame. Paradoksaalselt on siiski nii, et Riigikohus natukene asus riiki juhtima nende lahenditega. Sellepärast, et see põhimõte on kahtlemata õige ja ainumõeldav, et Riigikogu korraldab ise oma tööd. Ja Riigikogu korraldab ise oma tööd eelkõige Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega. Ja põhiseadus sätestab, et kõik riigi organid, alates Riigikogust kuni valitsuseni, kuni kõikide väiksemate ametiasutusteni välja, kõik peavad oma tegevuses lähtuma põhiseadusest ja kehtivast seadusest. Ja kui Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses on antud mingi õigus Riigikogu liikmele, siis tal on seda õigust kasutada, ta peab saama seda realiseerida ja kui ta realiseerib seda selliselt, et sellega kaasneb obstruktsioon, siis tuleb see lahendada Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatud viisil. Antud juhul, millest need kaebused välja koorusid, oli see, et need lahendati seadusega vastuolus oleval viisil. See tähendab, et kui Riigikogu liige soovib esitada eelnõud või soovib vastust oma arupärimisele, siis seda eelnõud ei võetud vastu või vastuse andmist arupärimisele ei pandud päevakorda, ehk siis rikuti seda seadust. Ja Riigikohus ütles, et sellisel konkreetsel juhul, kui kasutatakse oma õigust obstruktsiooniks sellises suures ulatuses, sellisel juhul Riigikogu liikmel seda õigust nagu sisuliselt ei ole. No, ja sellega tegelikult Riigikohus andiski ta tegelikult juhtis sellega mingil määral riiki sellega, et ta andis võimaluse koalitsioonile seda seadust rikkuda. No, küll kujutleta,
küll põhimõtteliselt õigel eesmärgil, aga ta andis õiguse seadust rikkuda. Õige eesmärk, mis mõttes õige? Ei no õige eesmärk selles mõttes, et see kujutletav eesmärk oli see, et Riigikogu saaks töötada, seadused saaks vastu võetud, neid saaks normaalselt menetleda. Teatavas mõttes on see ju kõik selline butafoorium, sõnade vaht, millega sa siis enda otsust nagu põhjendad. Ma kohe jõuan selle. Ei, ta ei ole. Ta päris kindlasti ei ole. Sellepärast, et mina arvan, et see taandub sellele, et seal lihtsalt Riigikogu tööd mõtestati valesti. Et seal ei mõtestatud Riigikogu tööd sellisena, et nende kompromisside otsimine, kõikidele valijatele sobivate lahenduste leidmine on osa Riigikogu tööst ja vaata, et kõige olulisem osa Riigikogu tööst. Selleks ei ole Riigikogu vaja, et koostada eelnõu ja vajutada nuppe. Selleks on Riigikogu vaja, et otsida keerulistes olukordades kompromisse ja seda tegelikult Riigikogul minu meelest nende otsuste tulemusel teha ei lastud. No ei lastud teha ja nüüd võib üldse teha, seda ju põhimõtteliselt anti ju selles mõttes vaba voli kätte, et enamus otsustab, kuidas me nüüd tegelikult seda korda, mina ütleks, et võib vist öelda isegi, et vääname selle pärast, et kui seaduses on kirjas, sa ütled Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, tegelikult ma toon põhiseaduses, paragrahv 74 on tegelikult konkreetselt kirjas. Arupärimisele tuleb vastata Riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul ja see oli üks vaidlus tegelikult mitte Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, vaid põhiseaduse küsimuse üle. Põhiseadus on konkreetselt tähtaeg kirjas, seda ei tehtud, ei vastatud, ei pandud päevakorda, mindi Riigikohtusse ja Riigikohus täpselt nii ütleski, aga siis võib nii teha, eks ole, kui teiste Riigikogu liikmete tööd häiritakse sellega, kuna on liiga palju arupärimisi esitatud ja lisaks sellele, et tegemist on ikkagi saate aru põhiseadusliku institutsiooniga, siis ei pea põhiseadust täitma. Et põhimõtteliselt saab sellele niipidi ka läheneda. Ehk siis küsimus ei ole selles, vaata Peeter, sa ka ütlesid, et riigi juhtimises, vaid küsimus on selles, millele võiks teistpidi lähenedes küsida, et vabandust, kas seadust, mis on niimoodi, kas peab siis täitma või ei pea täitma. Riigikohus ütles, et sellisel juhul ei pea täitma. Hannes, nüüd ma pean sinuga natukene vaidlema. Sellepärast, et ma oled kindlasti parem spetsialist kui ma tahan sulle öelda seda, et on väga vähe selliseid seadusi, mis annavad sulle õige käitumisjuhise ja vastuse absoluutselt kõikidele esile kerkivatele küsimustele. Selliseks seaduseks, mis kõikidele küsimustele vastuse annab, võib pidada, ma ei tea, mingit pensioneid reguleerivat seadust, et alati on teada, kui palju konkreetsele inimesele sendi pealt maksma peab, see on teada. Aga mida üldisemaks seadus läheb, seda keerulisemaks võib leida neid õigeid vastuseid. Aga see ei ole üldine? No minu arvates see on päris, see on põhiseadus on kõige üldisem seadus üldse. Ja tõepoolest, seal on konkreetne tähtaeg sätestatud, aga isegi kui sa seda tähtaega väga-väga täpselt järgid, või tähendab, sa võtad selle tähtaja nagu absoluutseks imperatiiviks, siis oletades, et seal on näiteks 100 arupärimist, võib täitsa vabalt juhtuda, et isegi kui sa tahad, ei ole võimalik seda seadust täita. Ja siis tuleb mõelda, et milline on tegelikult selle seaduse mõte ja kuidas seda seadust siis maksimaalselt täita, et need vastanduvad huvid kõik realiseeritud saaks. Ja Riigikohus tegi seda antud juhul selliselt, et ta mõtestas enda jaoks lahti, milles seisneb Riigikogu töö, selle ta siis püstitas legitiimse eesmärgina Riigikogu liikmete õiguste piiramiseks ja jättis need kaebused rahuldamata. Milles ja iseenesest see mehhanism, kuidas asja lahendati, on õige, aga milles ma ei nõustu kohtuga, on see, et Riigikogu töö seisnebki ainult selles, et võetakse vastu valitsusest tulnud eelnõud ja vajutatakse nuppu ja minnakse koju. Et sina lugesid välja siis, et Riigikohus justkui arvaks seda? No ma ausalt öelda muid arvamusi sealt välja lugeda ei oska, sellepärast, et kui nad ei pea kaitsmisväärseks demokraatlikuks väärtuseks seda, et Riigikogu liikmed teatud olukordades võivadki olla lahendamatult vastakuti ja siis nad peavad ise sellest olukorrast kokkulepetega ja ainult kokkulepetega välja tulema,
siis mina seda sellisena näen. Ja sellisena need uuemad Riigikohtu lahendid irduvad varasemast Priit Sibula asjast tehtud seisukohast. Et siis ei ole selles osas, ma arvan, on kõik vist mõtlevad inimesed Paul Keresega nagu üksmeelel, et kui me saame võrdluse praegu tuua võib-olla ka USA ülemkohtu viimastest otsustest, USA kohus on rohkem maailmavaateline kui Eestis, kuigi me teame, Eestis ka on sellised progressiivselt ja liberaalselt meelestatud mitmed riigikohtunikud ja on jälle sellised natukene teistsuguse elluvaatega riigikohtunikud, et kindlasti mõjutab väga paljusid otsuseid, mõjutab ka meil kohtunike isiklik selline maailmavaade, et kas talle meeldivad rohkem need valguse või pimeduse või kuidas keegi, millised jõud parasjagu ka mingile konkreetsele kohtunikule mõjuvad, aga näiteks USA-s on väga heaks näiteks, kui paar osariiki võtsid Trumpi vabariiklaste eelvalimiste hääletussedelilt osariigi siis kohtuotsustega maha, mis oleks ka tähendanud, et Trump ei oleks saanud siis nendes osariikides kandideerida üldpresidendi valimistel, siis USA ülemkohus häältega 9-0 tunnistas selle, ütleme, USA õigusnormidele mitte vastavaks ja Trump andi siis sellele valimistele tagasi. Et me näemegi, et ikkagi kui on nagu mustvalge olukord, kus kohus näeb või nad on ikkagi kõik oma ala tunnustatud ja ülikõvad õigusspetsialistid, kes on USA-s siis kõrgeimas kohtus ja see otsus tuli 9-0. Et ei hakatud, kuigi seal väga mitu kohtunikku ei sallu silma otsaski Trumpi, aga nad täitsid tegelikult oma seda erapooletut eesmärki, et nad tegid seadust silmis ja mõistliku õiguskorra silmis ainumõeldava otsus, et minu arust meie Riigikohtu nendes viimastes otsustes on midagi väga tõsiselt puudu. Et ma saan loogikast aru, aga et midagi on nagu viltu, jah, et see no aga küsimus nii, oleks pidanud põhjendama neid meie Riigikohtu poolt, et midagi on seal viltu. No viimast konkreetselt vist ei võetud isegi siin jutule enam, et oli vist nii, eks ole. Et küsimus, mis siit tegelikult tekibki, on ju hoopis see, et mis see nüüd siis tähendab? Mida see tähendab parlamendi tööl? Oskad sa, Paul, ka samamoodi lihtsalt siis lahti seletada, et mis need asjad nüüd tähendavad, et kas nüüd on obstruktsiooniga kõik? Ja siis on ka võrdeliselt, et tuleb uus valitsus näiteks kunagi, nad võivad täpselt samamoodi kõike teha. Mina arvan, et see tähendab seda, et pendel on praegu liikunud ja pendel on liikunud praegu kuskile ekstreemumini. No sa pead lahti selgitama. No pendel on liikunud praegu sinna, et opositsiooni õigused kujundada Riigikogu otsuseid on sisuliselt nullilähedased. Nad ei saa, niikuinii ei veena opositsioon mitte kunagi ära koalitsiooni, seda ei ole vist mitte kunagi juhtunud ja nad ei saa nüüd takistada ka obstruktsiooniga, mis tähendab seda, et koalitsioon võib olla suhteliselt kindel selles, et kui nad midagi teha tahavad, siis nad lihtsalt rullivad sellest üle ja nii läheb. Aga ma arvan, et see olukord võib tulevikus ka muutuda, sellepärast, et pendli olemus on see, et ta hakkab ikkagi oma ekstreemumist teise ekstreemumisse minema või äkki ta jääb isegi kuskile tasakaalupunkti kinni. Ma arvan, et see praktika sellisena praegu, ma arvan, et ta päris õige ei ole, et Riigikogu juhataja või Riigikogu enamus saab otsustada selle üle, et kas vähemus kuritarvitab oma õigusi või mitte. Ja vastavalt sellele siis kas lubada neil oma õigusi teostada või mitte. Kõik kõlab nii absurdselt, kui sa seda eriti veel ütled, et kas kui on õigused, siis on õigused, eks ole. On õigused, aga muidugi on oluline õiguspõhimõttega see, et oma õigusi ei tohi kuritarvitada. Kahtlemata. Aga kelle kätte see õigus nüüd on antud, mina mõistan seda, et Riigikohus põhimõtteliselt tunnustab seda, et näiteks Riigikogu juhataja, esimees, istungi juhataja, Riigikogu esimees saab sellise otsuse teha, et nüüd näiteks Martin Helme kuritarvitab oma õigust. Ja siis õiguse kuritarvitamise tagajärjeks on see, et Martin Helme jääb näiteks oma õigusest ilma. Kui me sellise viisil seda asja vaatame, siis ju tekibki see, mis ongi selle asja juures kõige ohtlikum, tekibki sellise, kellel parasjagu jõud on, selle suva õigus,
et see ongi ju probleem. Ja ma arvan, et see probleem avaldub mingil hetkel selliselt, et seda konkreetset probleemi saab vaagida ja siis see pendel tuleb sealt äärest tagasi normaalsuse poole. Optimistlik. Ma olen alati optimistlik. Väga hea. Peeter, kas sa oled ka optimistlik selles võttes? Ei, eks me, kui nüüd Riigikohtust rääkida, siis seal on ju väga palju väga mõistlikke ja mõistuspäraseid ja tarku inimesi, et ma olen täiesti kindel, et valdav enamus neist isegi mitmeid elu jooksul ju mitmetega kokku puutunud Tartu Ülikooliski, et ma ei usu, et nad nüüd midagi riigile halba tahavad. Aga et eks see praegu välja kujunenud olukord, ta ongi selline üle mõistuse olukord, et ma pakun selle kohtuniku seisukohast või tema nõuniku seisukohast, kes peab neid otsuseid põhjendama, et ega see ei ole ka raske, sest sa oledki põhimõtteliselt riigis, mida valitsevad inimesed, kes ei käitu ratsionaalselt, kelle teadmised on üldse liiga puudulikud, et kvalifitseeruda niivõrd olulisi asju tegema, nagu on seadusandlus või ka maksutõusud. Et mõnes mõttes tuleb ka selliseid oma eriala professionaale mõista, et mida sellises, see on väga raske olukord, sest sul on vastas irratsionaalsed jõud, kes ei mõtle nagu minu arust mitte peaga, vaid mingi muu organiga ja siis kuidagi sellised veidi haritumad inimesed peavad siis kogu selle segaduse enda peale võtma või et see ei ole nad ka õige. Tegelikult oleks sellele kõigele väga lihtne lahendus, hästi lihtne lahendus. Edgar Savisaar tuli kunagi välja selle tühistamisreferendumiga, eks ole, et kui ja see pärineb ka Eesti õigusajaloost, eks. Et kui mingisugusele seadusele on sedavõrd suur vastuseis, et kogutakse piisav arv allkirju, siis tekib moratoorium, see seadus ei jõustu ja see pannakse referendumile. Ja kui ta nüüd referendumil läbi kukub, see seadus, siis sellisel juhul läheb Riigikogu laiali ja tulevad uued valimised. Et ma ei mäleta, kas Savisaare selle mõtte juures oli niimoodi, aga vähemalt mina arvan, et see võiks olla päris hea rahvapoolne kontrollimehhanism, ehk siis kui sa nagu tõsiselt hakkad suruma rahvale kurku mingit asja, mida ta absoluutselt ei taha, siis sa pead olema valmis sellega, et ta tuleb referendumile ja ta hääletab su maha ja siis sa pead hakkama tema usaldust tagasi võitma. Aga praegu sellist tasakaalustavat mehhanismi ei ole ja seni, kuni sellist tasakaalustavat mehhanismi ei ole ja ei ole ka tõhusat õiguskaitset oma õiguste kaitseks opositsioonierakondadel, siis seni on koalitsioonil ilmselt väga hea, soe ja enesekindel tunne. Kuulge, ega nüüd on niimoodi, et meil see saateaeg on siin armutult täis tiksunud ja sai küll mõeldud, et natuke ka siin maksudest rääkida, aga mis neist ikka rääkida, eks nad tõusevad ja saame võib-olla siis tulevikus maksu- ja majanduse bloki veel kas siis teiega või kellegi teisega siin saates samamoodi ära teha. Igal juhul mul on väga hea meel selle sisuka arutelu üle, et siin tegelikult mõtteid vahetada oleks veel ilmselt üksjagu, aga tänan teid siis praegu saatesse tulemast, et Paul ja Peeter, aitäh, et leidsite aega. Tänan kutsumast. Aitäh. Aga teiega, head vaatajad, kohtume Vabaduste portaali podcastis juba õige pea. Ja et mitte saadet nüüd selles mõttes väga negatiivses toonis lõpetada, siis ma arvan, et samal ajal, kui meie siin rääkisime, siis Kaja Kallas suure tõenäosusega sai siiski välismaalt jälle mõne uue auhinna. Et see on vähemalt positiivne, palju õnne talle sellegi eest. Mina olen vabaduse.ee toimetaja Hannes Sarv. Kohtumiseni.